Tere tulemast tagasi saatesse Middle East Now. Mina olen teie saatejuht Bianca Zanini. Ülemaailmsed kaubateed muutuvad üha enam poliitilise surve vahenditeks, kusjuures strateegilised kitsaskohad nagu Hormuzi väin näitavad, kui haavatav on maailma majandus. See on taas tõstatanud tähelepanu IMEC-ile, kavandatavale kaubakoridorile, mis ühendaks India Euroopaga läbi Lähis-Ida, kus Iisrael oleks potentsiaalne värav Vahemerele. Kuid nüüd, kui Saudi Araabia tugevdab sidemeid Türgi ja Pakistaniga, kui realistlik või tugev see visioon siis ikkagi on? Ja milline on selles olukorras Iisraeli roll? Nüüd liitub meiega sellel teemal Frank Malul, E24 Newsi esimees, kuid täna õhtul ei liituda meiega selles rollis, vaid hoopis Next Bay saadikuna. See on liit, mis edendab Haifa lahe arengut ja tema sõnul peaksid Iisrael ja Haifa saama IMEC-i Vahemere keskuseks. Suur tänu, et meiega liitusite, Frank. Kõigepealt lühidalt. Mis on IMEC ja miks on Hormuzi väinas toimunud häired muutnud selle veelgi pakilisemaks? Nii et IMEC loodi ja selle üle hääletati ning lepiti kokku 23. septembril. See oli India peaministri Modi idee rajada koridor India vahel, Lähis-Ida ja Euroopa vahel. IMEC, India ning Lähis-Ida ja Euroopa koridor. Kui see heaks kiideti, oli see 23. septembril täpselt kuu enne 7. oktoobrit. Ja see oli lootus. Kõik rääkisid sellest kui lootusest. Tuletan teile meelde, et Iisraeli peaminister oma Rosh Hashanah kõnes Iisraeli kodanike ees näitas ta kaarti. Ja ta ütles, et see on uus tee, see on Lähis-Ida tulevik ja pärast 7. oktoobrit juhtunut ning veelgi enam pärast sõda Iraani vastu. Ja nüüd näeme, et see on IMEC, millele kirjutasid alla Euroopa Liit, Saudi araablased, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa. Ei ole enam pelgalt lootus. See ei ole enam lootus, see on vajadus, see on alternatiiv. Sest nagu sa ütlesid, kaubandus muutub relvaks. Ja olukord Hormuzi väinas on katastroof. Juba üle 100 päeva. Viiendik maailma naftast on kinni jäänud. Ja see olukord ei ole enam maailmale vastu võeta. Nii et rääkida täna IMEC-ist, rääkida alternatiivist ja vaadata, kuidas Iisrael ja Iisraeli piirjaosa piirkond ning eriti Haifa sadam võivad olla selle uue lootuse väravaks alternatiivina, on meie jaoks hädavajalik. Nüüd, sa mainisid Saudi Araabiat. See on IMEC-i koridori keskmes. Kuid nüüd on see just allkirjastanud pakti Türgi ja Pakistaniga. 2 riigiga, mis on sageli enamasti otseses vastuolus Iisraeli ja Iisraeli huvidega, samuti India huvidega. Kuidas see ohustab või potentsiaalselt muudab keerulisemaks IMEC-i rolli ja võimalusi? Esiteks diplomaadina soovitan ma alati mitte üle reageerida. Ja ma tahan lihtsalt meelde tuletada, et Saudi Araabia ei ole Abrahami kokkulepete osa. Ma kuulen ja loen, et see kahjustab Abrahami kokkuleppeid, seda uut liitu. Kuid Abrahami kokkulepped on äriraamistik. See on dünaamika, mis võimaldab piirkonnal äri arendada. See ongi idee rahu jõukuse kaudu. Liit, millest sa räägid, on julgeolekuliit. Ja see on täiesti normaalne, arvestades Iraani ohtu piirkonnas. Et piirkonna mõjukad riigid reageerivad ja otsustavad, millist liitu nad soovivad luua. Ma arvan, et on liiga vara aimata, mis selle taga on või mis juhtuma hakkab. Mida ma IMEC-i kohta ütlen? Kui see on konkurents, siis see on hea. Mulle meeldib konkurents. Esiteks see äratab iisraelased üles. Ja et nad aru saaksid, peavad nad lauale panema, mis on nende lisaväärtused. Ja sa ütled, et see äratab iisraelased üles. Miks on Iisrael selle projekti jaoks ideaalne partner? Esiteks pead sa näitama, mida sa suudad pakkuda. Ja kui sa räägid konkurentsist, pead sa vaatama, millised on teed. Ja see on väga keeruline, kui sa tuled Indiast ja pead minema läbi Süüria või Liibanoni või läbi Iraagi, arvestades seda, kui stabiilne seal on. Iisrael saab pakkuda stabiilsust. Iisrael saab pakkuda julgeolekut ja Iisrael saab pakkuda veelgi rohkem tehnoloogiat. Next Bay piirkonnas
Iisraeli põhjaosas asuvatest 53 linnast on 27 Araabia linnad. Ja mis on hämmastav, Abrahami kokkuleppe DNA eesmärk on näidata kooselu. Siin Iisraeli põhjaosas on teil kooselu laboratoorium ja selles piirkonnas saab näidata, et see juba eksisteerib. Ja kui te pakute maailmale sellist kooselu, sellist stabiilsust, sellist turvalisust ja kõrgtehnoloogiat, tuletan teile meelde, et Nvidia tuleb ehitama tohutut peakorterit Iisraeli põhjaossa. Te olete konkurentsivõimelisemad kui teine riik, kes tahavad ehitada oma enda teid. Nii et Haifa laht, Haifa sadam on värav Triestesse, Marseille'sse, pakkudes Euroopale võimalust saada turvalisen tee, eriti praegu, vastavalt olukorrale Hormusi väinas. Nii et te räägite siin põhjustest, miks Iisrael ja Haifa on need, kes nad on, mida me saame pakkuda või mida nemad saavad pakkuda. Te olete Haifa lahe allianssi, selle Next Bay 53 liidu saadik. Rääkige meile projektist lähemalt. Projekt on hämmastav. Eesmärk on luua üks koridor ja üks visioon. Teate, kui olete iisraellane ja räägite ühel häälel, on see juba väljakutse. Ja fakt, et see juba toimub nende 53 linnaga on hämmastav. Ja taas sõnum, mida me maailmale saadame, on see, et selles piirkonnas me oleme valmis vastu võtma mitte ainult transpordi. Kui me räägime IMEC-ist, siis me räägime 3 koridori tüübist. Transport, andmeside ja energia. Ja see on samuti väga oluline, nagu ma enne ütlesin, turvalisus, stabiilsus, tehnoloogia. Kui räägite energiast, kui räägite andmetest ja kommunikatsioonist ning kui räägite transpordist, ei ole raske mõista, et parim marsruut kulgeb läbi Haifa. Kindlasti, väga huvitav. Suur tänu, Frank, et tulid ja meiega liitusid. Aitäh!